Tere tulemast kuulama sotsiaalse innovatsiooni taskuhäälingut Mõjulood. Mina olen Maris Prats ja täna on meiega külaliseks Anastasia Pjatkova, noor sotsiaalne ettevõtja, Ensume OÜ asutaja ning Tallinna Ülikooli sotsiaalse ettevõtluse õppur. Tere tulemast! Tere, aitäh kutsumast! Alustame natukene mängulisemalt, ehk et siis kõigepealt võid öelda 3 fakti enda kohta, mis siis kas kirjeldavad sind või siis on natuke üllatuslikud. Esimene on see, et ma olen inimesena hästi sihikindel. Kui ma panen endale mingi idee pähe, siis ma kindlasti hakkan seda saavutama ja ma usun, et kõike on maailmas võimalik saavutada, kui lihtsalt paned oma hinge ja tuju ja kogu energia sinnapoole. Teine on see, et mulle hästi meeldivad vastandid, et kunst ja disain sellega seotud näiteks tehnoloogiaga vastand või äri ja loovus. Minu arvates saavad nad kõik koos elada hästi ja eriti see, et nad on täitsa polaarselt, saavad kokku minna hästi huvitaval viisil. Ja kolmas, et mul on olnud lapsepõlvest 3 seljalooperatsiooni ja ma olen päris kindel, et nad on mõjutanud seda, kuidas mina olen oma ärielu üles ehitanud ja mu elu üldiselt ka. Jaa, väga huvitav. Aga sa õpid sotsiaalset ettevõtlust. Kuidas üks noor jõuab sotsiaalse ettevõtluseni või kus sul tekkis selline huvi? Tegelikult lapsepõlvest, loomulikult kui ma olin 4-aastane, siis ma ei mõelnud selle peale, ma ei teadnudki, et selline eriala on üldse olemas, aga ma tahtsin esimesest klassist peaaegu saadik minna moedisaini ja kunsti õppima. Ja ma õppisingi seda, bakalaureusekraad on fashion design Inglismaa ülikoolist, aga siis, kui ma lõpetasin seda kraadi, ma olin veel hästi tugevalt seotud ka ökoloogia valdkonnaga. Ja ma sain teada, et moedisain on 4. tollel hetkel maailma kõige hullem ökoloogilises perspektiivis eriala, kuhu ma võiks üldse minna. Ja mul tekkis selline jällegi polaarne tunne, et kuidas ma nüüd õpin sellist eriala, mis on hästi ilus loomulikult ja loov, aga samal ajal hästi-hästi hull ja halb maailmale. Nii et otsustasin, et ma peaks pigem selle probleemi lahendusega tegelema, selle asemel, et seda kuidagi panustada sinnapoole probleemi. Ja mul polnud õiget vastust selle peale, nii et ma otsustasin, kuna ma lõpetasin COVID jooksul, et kunstierialas tööd ei olnud üldse, ja ma tollel hetkel polnud kindel üldse, et ma tahan selles erialas töötada. Ma läksin tehnoloogia valdkonda, et läksin Bolti tööle selleks, et õppida, kuidas äri üldse üles ehitada, aga loomulikult Bolt näitab mulle seda, kuidas 8-aastane ettevõte juba seda on teinud, et see ei alga nullist, seal ei ole mingit baasi või tasakaalu, seda punkti, kust ma saaks sellest alustada. Nii et ma hakkasin otsima erinevaid ülikoole maailmas, sest ma teadsin, et ma tahtsin magistrikraadi niikuinii teha. Ja kui ma otsisin tegelikult, Tallinn või nagu Eesti oli üldse minu sellest otsingust väljaspool, lihtsalt sellepärast, et ma elasin siin nii kaua, ma mõtlesin, okei, ma tahaks maailma näha, ma tahan õppida, kuidas nagu teised riigid sellega tegelevad. Aga siis, mida rohkem ma otsisin, ma vaatasin üle 300 erinevat eriala ja mõned olid seotud ökoloogiaga, tekstiilijäätmetega, mõned olid nagu ärimudelid, aga ma ei tahtnud tavalist äri õppida, mulle tundus natuke nagu, et seal alati on nagu lihtsalt raha, et ei olnud mingit mõju. Ja siis leidsin, et ikka Tallinna Ülikoolis oli väga hea sotsiaalne innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse eriala. Ja siis, kui ma panin selle kõik kirja ja vaatasin kõik nagu pros and cons, kuhu ma nüüd lähen, ma sain aru, et ikka Tallinna Ülikool oli ainuke viis ja ainuke kursus, mis mind huvitas. Aga mis ellu tuli sinu see nüüd sotsiaalne ettevõte või kuidas sa selleni jõudsid? Ma teadsin, et kui ma töötasin Boltis, et see äri nagu süsteem on hästi huvitav, sest et kui ma tahaks kuidagi mõju maailmale nagu paremaks muuta mingil viisil, siis seda oleks kõige kergem teha 21. sajandi jooksul mingi nagu kapitalistliku süsteemi järgi. Aga tollel hetkel ma nagu sain teada sotsiaalse innovatsiooni või sotsiaalse ettevõtluse informatsiooni natuke, hakkasin Tallinna Ülikoolis õppima ja õppisin, et seal on hästi mitu erinevat versiooni, kuidas sellega tegeleda. Et kui sa üles ehitad firmat, siis kõige loogilisem, vähemalt Eestis kõige populaarsem on startupi üles ehitamine. Mõtlesin, okei, tore, nüüd hakkan sellega tegelema, teen mingi sotsiaalse startupi. Ja ma läksin isegi mitte sotsiaalse inkubaatorisse, ma loodaks, startup inkubaatorisse Helsingis ja tegin seal 2 kuud programmi, kus ma sain aru, et tegelikult see versioon, kus me alustasime Zoomiga, ei toimi. Mida me tegime? Alguses mõte oli selline, et okei, kui maailmas on nii palju tekstiilijäätmeid ja seal on mitu erinevat firmat juba, kes tegelevad mingil määral selle vähendamisega, nad tegelesid rohkesti suurte firmade tekstiilijäätmete vähendamisega, ehk siis kui sina oled, ma ei tea, Zara või mingi bränd, kes toodab riideid, seal tuleb kõige rohkem tekstiilijäätmeid ja olid firmad, kes aitasid seda optimiseerida, ehk siis okei, vähendame neid jäätmeid. Tore, aga see firma niikuinii toodab riideid ja minu jaoks see tundus nagu natuke vale
viis või vähemalt mulle see ei toiminud nagu meie missioon. Nii et me hakkasime vaatama sinnapoole, kus näiteks inimestele me saaks aidata. Tavaline inimene nagu mina, nagu sina, nagu kõik teised, kes istuvad kodus, kellel on tekstiilijäätmed olemas. Üle Euroopa näiteks statistika näitab, et umbes 16 kilogrammi tekstiilijäätmeid aastas inimene toodab. Eestis see statistika näitab 15,2, aga niikuinii hästi palju. Ja me hakkasime ehitama platvormi, kus me paneme kokku inimesi, kellel on katkised riided, nendega, kes saavad neid parandada ja meie tegeleme just selle tarnega ka, et edasi-tagasi viime. Ja siis üles ehitasime platvormi, saime aru, et okei, hakkame testisime 16 tellimust meil oli, me saime teada, et inimestel oli huvi ja nad tahavad sellega tegeleda, sest et Eestis see polnud väga läbipaistev. See kogu süsteem, näiteks need parandustöökojad on megatalentsed inimesed, aga nad on umbes 55+, 60+, et nendel pole väga suurt mingit internetikogemust või võimalust seda üles ehitada, nii et meie tahtsime just seda aidata sellega startupi nimel. Ja tuli küll välja ikka jah, aga probleem oli see, et hästi paljud riided praegu on hästi odavad, hästi paljud inimesed ei taha neid parandada. Okei, loodetavasti inimesed, kõik need 16 inimest, kes meile tulid, ikka tahtsid neid parandada, kas see oli nende lemmikasi või see oli kallis asi. Parandus toimib, aga see protsent, mida nad tahavad selle eest maksta, on hästi pisike. Mida vähem nad tahavad maksta, seda vähem meie saame teenida ja meie loomulikult ei saanud sinna suurt protsenti nagu otsa panna. Ja veelgi sellest, Eesti on nii pisike, ehk siis number neid inimesi, kes üldse saaks midagi osta, on hästi väike, nii et long story short, me tegime selle startup inkubaatori ära, saime aru, et see ärimudel ei tööta, hakkasime erinevaid ärimudeleid testima ja saime aru, et võib-olla startup ei ole õige viis, kuidas me hakkame sellega tegelema. Ja mul on tegelikult hästi palju rohkem öelda selle kohta, aga umbes selline teekond oli. Ja kuhu te nüüd olete sellega jõudnud, et kui tegite inkubaatori läbi ja saite aru, et võib-olla see ärimudel ei toimi, siis mis nüüd edasi sai? Tegelikult hästi õigel ajal tuli KÜSK minu ellu, sest ma olen kuulnud sellest, eks ju, aga siis tuli läbi minu ülikooli professori mulle email nagu forwarded saadetud, et tuli õppereis Lõuna-Eestisse ja mul oli hästi huvitav, sest et sotsiaalne innovatsioon oli üks teemadest, mis me oleme rääkinud tundides ka ja ma tahtsin vaadata nagu, kuidas see päriselus ikka ellu viiakse, sest et tollel hetkel ma olin natuke tüütunud sellest, kuidas startupi maailm töötab, et seal oli arusaadav küll, et nagu venture capital ja kõik need inimesed, nad tahavad maksimiseerida seda tulu meie firmast, meie tahame maksimiseerida meie mõju, nii et see ei olnud kooskõlastatud. Otsisin midagi, kus see kooskõla ikka on olemas. Ja siis, kui me rääkisime Lõuna-Eestisse, nägin eriti see külakool, leiutajate külakool, see oli nagu nii äge, sest et see on just nagu väga hea näide sellest, kuidas saab kasutada oma teenimist, oma raha, kuidas nemad ikka jäävad ellu, aga samal ajal kasutada ka mingit väljaspool toodud fonde ja abi ja see ei näita just seda nagu weakness, eks ju, sest meie koolis mingi hetk meid õpetati, et nagu ära eelda, et sul tuleb mingi raha, ära eelda, et keegi sulle seda annab, sa pead nagu ellu jääma ise ja mul tekkis see tunne, et nagu okei, me peame ellu ise jääma, aga tegelikult sa võid abi küsida, sa võid nagu seda sotsiaalset võrgustikku üles ehitada, kellega koostööd teha, et sa ei pea üksi seda kõike nagu oma seljaga nagu tõmmata ettepoole, nii et see oli väga abiks. Ja praegusel hetkel me avastasime, et eelmine ärimudel ei töötanud, hakkasime nüüd vaatama erinevaid versioone, testisime veel paar erinevat asja, aga nemad ka ei toiminud, aga see on täitsa okei, sest et startupi protsessis või erinevate 21. sajandi firmade ehitamisel sa pead aru saama, et tegelikult maailm on nii palju muutunud, hästi palju erinevaid alternatiivseid viise on olemas, nii et hetkel, mida ma teen, ma kirjutan oma magistrikraadi tööd, sest et maikuus ma juba lõpetan ja selle töö põhimõte on just avastada, millised augud on Eesti tekstiilivõrgustikus olemas, mida meie võiks nagu täita. Ja mitte ainult meie, lihtsalt teised ettevõtjad ka, kui nad soovivad, sest et ma olen kindel, et ma pole ainuke, kes seda tahab teha esiteks, aga teiseks vaja on palju rohkem inimesi kui ainult üks inimene või minu tiim, mis meid on 3 inimest seal. Nii et praegune hetk on see, et ma räägin erinevate firmadega üle Euroopa Liidu, kes on sellega tegelenud mingil määral. Ma vaatan, kuidas meie süsteemid erinevad Eestis, näiteks Norraga või Lätiga, Leeduga, Hollandiga, erinevate riikidega, kes on juba see palju edaspidi arenenud, see tekstiili probleemi lahendus ja vaatan, kuidas meie nüüd saame seda kasutada. Nii et loodetavasti maikuuks ma olen juba valmis vastama, mis me tegelikult teeme, mitte ainult, mida me plaanime teha. Väga-väga lahe ja ka see, et sa saidki selle nüüd magistritööga siduda, aga sa ütlesid, et sul on 3 nii-öelda, et teid on tiimis 3. Kuidas sa motiveerid või kuidas te hoiate seda motivatsiooni nii-öelda, et tegutseda, kui tegelikult tulevad välja need, et alati kõik asjad ei õnnestugi?
Aitab see, et minu co-founder Alex, kes on meie tehnoloogiline abi, tema käis minuga koos selles startup inkubaatoris ja ta nägi ise ka ja koges seda, et on vaja testida hästi palju, on vaja aru saada, et kui test ei tööta, kohe mine kusagile mujale ja ära istu selle testi peal. Ja me saime ka tagasisidet sellest venture capitalist tiimist, kus me olime selles programmis, et me oleme hästi äge tiim, sest et me oleme valmis oma ideed muutma, me oleme valmis mingit uut asja testima, isegi kui see eelmine asi tundus nagu see kõige õigem asi ja meie süda tuksus selleni nii tugevalt, aga siis me saime aru, okei, see ei toimi, istume paar hetke, räägime, miks see ei toiminud, mis meie tegime valesti, mis seal tegelikult lihtsalt juhtus nii, et ei toiminud. Ja siis üritame kasutada seda sama asja, seda õppetunde selleks, et tulevikus teised testid töötaksid. Nii et üks osa sellest on see, et lihtsalt me oleme hästi sarnased ühe co-founderiga. Teine tiimiliige, ta on disainer, ehk siis temal on hästi palju seda loovust ja kunsti ja huvi selle poole, aga temal on praegu oma tööga olemas, nii et tal on see tasakaal olemas, tal ei ole seda paanikat, et nagu issand, see peab nüüd ellu jääma ja siis me peame kindlasti seda kuidagi üles sättima, et see kohe töötaks, et tal pole ka seda tunnet, et issand, maailm nüüd kukub maha, kui me nüüd ei laheta seda täna, nii et pole seda ajapinget, kuigi mul on loomulikult seespoolt see olemas, sest et ma vaatan seda probleemi iga päev ja ma tean, et kui abiks oleks maailmale, kui me saame selle ära lahendatud, aga õnneks me pole ainukesed, maailmas on palju rohkem inimesi, kes seda lahendab ja ma tean, ma olen rääkinud noortega, näiteks oli üks selline Youth Startup Summit detsembris, kus ma rääkisin ja mõned tulid minu juurde rääkima, et nagu mul on selline idee, seal on keegi veel, kes seda nüüd minu asemel ära teeb. Tore, väga hea, kui nad teevad seda sinu asemel ära, siis sa saad midagi muud teha, eks ju. Ja samas õppisime ka selles startup maailmas, et idee on tegelikult pole nii väärtuslik, nagu me arvame. Idee on lihtsalt idee, samasugune idee võib toimida 10 inimese peas ja kõikidel tuleb samasugune mõte, aga mis on väärtuslik tegelikult on see, mis sa sellega teed ja millised sammud sa võtad, millised tunnid sa õpid ja kuidas sa muudad oma mõtteid nagu selles protsessis ka. Mis on võib-olla sihuke üks suur õppetund või endale nii-öelda tähelepanek, mida sa hetkel selle kogu sotsiaalse ettevõtluse teekonnal oled saanud? Ma arvan, et üks nendest ongi see, et ma olen täitsa okei, kui midagi ebaõnnestus. Ma olen sellega sõbernud. Vanasti ma olin nagu perfektsionist, enne kui ma hakkasin kunsti isegi õppima. Kunstimaailm on mind ära õpetanud, et ära ole perfektsionist, see pole kellelegi abiks, ei ole hea. Pigem proovi, tee valed sammud, isegi kui 10 000 inimest seda näevad, see on üks põhjustest, miks mina näiteks praegu filmin kõik oma sammud, ma jagan neid LinkedInis ja sotsiaalmeedias ja mul on YouTube kanalid ja nii edasi. Parem ma teen mingi vea ja teised inimesed ütlevad mulle, kuule ära seda tee, issand jumal, mis sa nüüd praegu tegid ja ma kuulan neid, et super, aga ma tahan ka teistele näidata, et esiteks on okei, kui sa näitad teistele oma vigu, endale ka mingi hetk, sest et mul kellelegi ei meeldi vigu teha, kellelegi ei meeldi näidata teistele inimestele, sa tegid vigu, aga ma olen lihtsalt nii tänulik teistele inimestele, kes on mind kuidagi õpetanud. Mingid sammud olid valed, sammud olid õiged ja siis, kui keegi andis mulle seda abi, ma tahan teistele seda ka kuidagi panustada, nii et see on üks nendest kindlasti, aga kõige tähtsam oli just see, et ära lihtsalt mõtle oma asja peale, kohe mine tee, testi valesti, koledalt, suva, lihtsalt tee. Ja siis üks näiteks asjadest, mis ma olen kunagi raamatutest välja lugenud, loen tavaliselt inglise keeles, nii et võib-olla sa saad tõlkida, aga make it exist first, it will be good later. See on kõige tähtsam. Ja see vist sihuke perfektsionisti pisik on meis kõigis sees, et seda ületada on vahepeal ikka päris keeruline. Aga kes on võib-olla sinu eeskuju, kelle moodi seda olla või mingisugune eeskuju mõte ettevõttest, kelle poole te tahate pürgida, kelle moodi te tahaksite olla? Hästi hea küsimus, sest et ma arvan, neid on erinevatest maailmatest tulnud, sest et jällegi mulle meeldivad erinevad otsad, nii et ühelt poolt ma arvan, et Prantsusmaal on selline struktuur nagu PRO, see on nagu professionaalne nagu ühiskonnagrupp, mis aitab tekstiilijäätmete tegemisega, mis on äge nendega, et nad ei tegele ainult ühe asjaga. Nad on selline, ma ei tea isegi, kas seda saab firmaks nimetada või nagu MTÜ pigem, aga nad on selline grupp, kes panevad kokku erinevad katkised küljed, et nagu okei, siin on firma, kes tegeleb sellega, et nad võtavad kõik tekstiilijäätmed ja aitavad viia kusagile tekstiilijäätmete jaama, mis neid taaskasutavad pärast. Siis nendel on lehekülg, kus näitab kõiki neid parandustöökojasid ja tratatata, nendel on hästi mitu erinevat külge ja mis on äge just see, et mina olen nii harjunud sellega, et mul on tavaliselt üks projekt ja ma teen selle projekti ära ja see on üks suur panustus, eks ju. Aga tegelikult, mis mind õpetab praegu startupi maailm ja tekstiilijäätmete maailm, on tegeleda pisikeste asjadega, mis kõik panustavad sama nagu missiooni poole. Nii et nemad on üks eeskujudest. Ja teine võib-olla on lihtsalt nagu üleüldse nagu startup maailmast just see loogika, et nagu mine kiiresti tee vigu,
jookse põhimõtteliselt selle vea juurde, sest et mida kiirem sa jõuad valesse poole, seda kiiremini sa nagu keerad tagasi ja nagu muudad oma suunda. Nii et sealt üldse on hästi-hästi palju inimesi, ma ei oskaks isegi kedagi konkreetselt välja tuua, nii et hästi erinevad eeskujud. Ja eks eeskujud on alati need, kes tegelikult meid innustavad ju ka tegutsema ja paratamatult või tegelikult on ju hea ka see, et enamasti noored on kellegi võtnud endale eeskujuks. Aga meis noortes on enamasti väga palju erinevaid ideid, mida võiks teha, mis saaks nii-öelda olla selline, et see muudaks maailma. Aga mis võib-olla on see hetk, kus lihtsalt heast ideest võib sündida sotsiaalne ettevõte? Ma arvan, et siis, kui üks kõige tähtsam osa, mis jällegi meid õpetati, on, et sotsiaalne ettevõte tuleb siis, kui sul on tasakaal kahe asja vahel, et su missioon on hästi tugev, sa oled hästi kindel, mida sa tahad teha, isegi kui tulevad vead, sa jätkad, aga sul ongi olemas ka mingi töötav ärimudel. Et meie puhul jällegi, vaatamata sellele, kui palju startup raamatuid ma lugesin ja kui palju inimesi ma vaatasin, kes ütlevad sulle test, fail, loomulikult meil võttis natuke liiga kaua aega see esimene test, et oleks pidanud natuke varem seda pööret ära tegema, et nagu töötav ärimudel noortele, kes soovivad midagi teha, on siis hoida oma seda põhjatähte alati ees ja siis, kui sinu missioon on tekstiilijäätmed näiteks ja sulle keegi venture capitalist maailmast pakuvad sulle, kuule, mul on sulle 300 000, kui sinu tiim muudab seda teekonda, kui te hakkate mingi teise probleemiga tegelema, see oli nagu peaaegu, mis meil juhtus, eks ju. Et meie mõtlesime, okei, proovime, testime midagi muud, testisime asju, erinevaid asju, mis pole üldse tekstiilijäätmetega seotud ja seal oli potentsiaal, aga ma sain aru, et kui me jätkame sellega, siis mina põden läbi nagu 3 sekundiga. Samamoodi, kui ma põlesin läbi Boltis, lihtsalt sellepärast, et ma olin lihtsalt jõudnud oma teekonna lõpuni ja ma jäin sinna liiga kaua. Samamoodi olekski see ja ma ei läinud korporatiivsest maailmast välja selleks, et jälle läbi põdeda mingi teisel asjal, mis mind ei huvita üldse. Nii et sellepärast oligi, et meie tiim on äge, ma olen selles kindel, ma tean, et kindlasti me leiame mingi vastuse sinna ja samamoodi noortele ka pakuks, et olge okei mingite veaga, aga alati jäta oma põhjatähte oma ees. Aga kas sul on veel mingi soovitus, et kui noor nüüd vaatab meie podcasti ja tahaks alustada sotsiaalse ettevõttega, siis mida ta peaks tegema või mis on see nipp, mida sa annaksid talle kaasa? Ma arvan, et üks oleks, nad ei pea loomulikult mingi YouTube kanalit alustama sotsiaalmeedias kõike jagama, aga nad ei pea enda ideed endale hoidma, lihtsalt sellepärast nad kardavad, et keegi ära võtab, sest et päris tihti sa avastad, et seal on mingi 30 inimest, kes sulle aitavad selle arendusega, nad ei pea nagu tiimi liikmeks nüüd muutuma, aga nad annavad sulle mingi nipi, ütlevad mingi raamatu, mainivad mingit inimest, kellega nad on hiljuti rääkinud, kes on hästi-hästi abiks. Ja mul on juhtunud seda palju rohkem kui mingid teised inimesed, kes ütlevad nagu, ai, ma varastan su idee, ma nüüd hakkan sellega tegelema. No pigem mitte, sest et on palju rohkem ideid, millega oleks palju kergem tegeleda, mitte et tekstiilijäätmetega. Raha saab teenida palju muudel viisidel, kindlasti mitte tekstiilijäätmetega, nagu mina praegu avastan. Aga jah, kuulata teisi inimesi, olla avatud nendega ja siis eriti oma võrgustikku laiendada, sest et minu meelest see on siiamaani olnud väga abiks, mitte ainult ühest valdkonnas, vaid muu erinevatest, nagu jällegi KÜSK-ist või startupi maailmast või minu sõpradest, kes üldse pole tekstiilidega seotud, aga nad aitavad mulle näiteks kellegiga rääkida, kes on kuidagi sellega seotud, nii et ja veel hästi palju lugeda, sest et nii palju on inimesi juba midagi teinud sinu ees, et sa pole esimene, sa pole viimane, see tuleb hästi palju veel ja hetkel tegelevad hästi mitu erinevat, nii et otsida, sest et praegu ma olen nii heas seisukorras, kus ei ole mingi 18. sajand, kus sul ei ole üldse mingit vastust, kas keegi teine tegeleb sellega või mitte. Kui on justkui keegi, kes tegeleb samasuguse asjaga, võib-olla on mõttekas nendele kirjutada ja olla nagu, kuule, äkki teeme seda koos, sest et minu meelest sotsiaalses maailmas eriti inimesed, no loomulikult on mõned, kes ütlevad, ei, ma kindlasti ei taha sulle midagi aidata ja kuidagi abiks olla, aga päris tihti on inimesed, kes päriselt, kui nad on seal oma motivatsiooni pärast ja nendel on sama missioon, miks nad ütleks sulle ei, nagu võib-olla olekski abiks, võib-olla sina saad neid aidata ka, nii et äkki see siis on ka inimestega pigem nagu lahtine olla. Jalgratast alati ei tasu leiutada, vaid tuleb vaadata nii-öelda laiade silmadega ringi ja leida neid võimalusi ka koostöö tegemiseks, jah. Jah, just. Aga kui me lähme veel ettevõtlusega edasi, siis kas sul on mingeid oskusi, mis on näiteks kogu selle protsessi ajal sulle tekkinud, mida võib-olla tunned, et noortele koolis hetkel ei õpetata, aga mis oleks ju ka must be, mida peaks tegelikult võib-olla saama aru või teadma enne, kui sa näiteks ettevõtlusesse lähed? See, mida ma õppisin selles kogu protsessis, oli isegi pigem nagu mindset, et see ei ole mingi aine, mida sind õpetatakse või mingi viis, kuidas midagi teha, vaid isegi kõige rohkem see, et sa pead olema okei
selle kogu protsessi muutmisega, et me oleme sellest juba päris palju rääkinud täna, aga mina kasvasin üles selle tundega, et kuna ma olin loova maailma inimene, et ma pole üldse reaalainetega kuidagi seotud. Ja minu meelest eesti keele küsimus on tegelikult, et miks me ütleme, et see on reaalaine, ehk siis nagu humanitaarsed ained ei ole üldse reaalsed või tähtsad selle maailmale, aga mul oli see tunne, et nagu issand jumal, ma olen nüüd loll, sest et mulle ei meeldi matemaatika, et mul on 4, mitte 5, ma ei tea, seal oli mingi perfektsionism küljes kindlasti ka, aga sellepärast just tuligi see tunne, et võib-olla loovmaailm pole nii tähtis ja kui ma läksin loovamaailmasse, ma hakkasin endast andma mingi 1010%, et see oleks nagu kõige parem, et saaks kuidagi ma ei tea, kindel olla, et see oli õige otsus. Ja siis, kui see õige otsus tuli välja, et issand jumal, ma nüüd õpin seda, mis on tegelikult maailmale hull, siis ma saan aru, okei, ma lähen siis nüüd tehnoloogia valdkonna ja seal andsin omast parima. Ja mis see mind õpetas, et tegelikult kõik inimesed saavad hakkama absoluutselt kõigega, lihtsalt pane oma aega, pane oma fookus ja energia sinna poole ja siis kõik tuleb välja. Ja mind see õpetas siis see, et nagu issand, see on täitsa okei, et ma pole reaalainete inimene, ma niikuinii sain hakkama, vaata, et peab lihtsalt panustama endast, andma kõike, mis sa saad loomulikult nagu normaalses perspektiivis, et mina põdesin läbi ka, et seal võib-olla on ka mingi piir, mida ei peaks ületama, aga lihtsalt proovima alati andma endast parima, isegi kui see on mingi valdkond, kus sa ei tea midagi, lihtsalt õpi, otsi, räägi inimestega, ole läbipaistev, et okei, ma ei tea seda tegelikult, äkki sina oskad mul midagi õpetada või öelda, et pole mõtet nagu tulla, pole mõtet öelda, et sa tead kõike, sest et ei tea, keegi ei tea kõike, absoluutselt keegi ei tea. Ja ma õppisin seda praegu eriti ja lõpetasin ühe raamatu praegu jaanuaris, selle nimi on Factfulness, hästi äge raamat. Seal on doktor, Rootsi doktor, kes rääkis sellest, et inimesed tegelikult ei tea maailmast mitte midagi, et me oleme hästi valesti, eeldame hästi palju asju. Isegi megatargad inimesed, isegi doktorid, kellega ta on rääkinud, ta tegi sellise testi, annab nendele minu meelest mingi 20 küsimust, midagi sellist. Ja tuleb välja, et kõik riigid, kõik maailmad, kõik erinevad valdkonnad vastavad seda halvem kui isegi mingid ahvid, kellele ta annaks nagu ABC mingi suvaliselt vali. Isegi suvaline valik on parem kui meie teadmine maailmast. Et võib-olla on mingi küsimus, mida sa vastad õieti, eks ju, aga üldiselt on hästi-hästi valesti. Nii et ei pea tundma, nagu sa pead kõike teadma, keegi ei tea. Ja, aga see on meil kuidagi ühiskonnas nii tulnud, et sa pead ju olema tark, et millegiga alustada, et eks see on jah väga süge mõttemustrites kinni. Aga kui me räägime veel sellest sotsiaalsest ettevõttest, mida te teete, siis kui oluline teie jaoks on olnud koostöö erinevate siis nii-öelda ametiasutuste, erinevate teiste ettevõtetega võib-olla? Algusest peale ma vaatasin, mis nagu maailmas on olemas, eks, et ma research isin kõike, mis oli võimalik. Ja siis, kui me olime startup inkubaatori, siis ma helistasin hästi paljudele. Ma helistasin läbi kõike, keda ma sain ja siis Tallinnas ma helistasin uuskasutuskeskuse jäätmejaama ja nagu sorteerimiskeskustesse ja kõikidele rääkisin. Õnneks mul oli see võimalus öelda, tere, ma teen magistrikraadi nagu leiutust. See on tegelikult õige, eks ja ma teen seda ja see läheb minu magistrikraadi paberisse, aga tegelikult ma nagu tahtsin ise teada. Nii et hästi paljud asjad olid see, et lihtsalt helistasin kõike läbi ja sain nagu esiteks nende otse vastuse. Siis rääkisin inimestega Rootsist ja Lätist ja Helsingi erinevad firmad, mis seal olid, ehk siis otseselt helistasin hästi paljudele ja nendega nagu otseselt koostööd polnud, et nad nüüd annavad mulle kogu infot ära, aga mõned asjad, mida ma ei saanud guugeldada, siis ma sain teada, see oli väga abiks. Siis ma käisin Tallinnas, ma ei mäleta selle nimi, aga see on nagu ettevõtluse abikeskus, Vabaduse väljakul seal kuskil ja nemad lihtsalt andsid mulle, esiteks nad vaatasid läbi minu ärimudeli, mis me tahame teha ja ütlesid, et kiitsid meid ka, et nagu teil on nii palju detaile olemas, väga tore. Loomulikult nad ei saanud eeldada, et nagu kas see ellu jääb või mitte. Tulevikus tuli välja, et see on palju raskem, kui me eeldasime, aga nad andsid mulle hästi palju soovitusi, mis nagu võiks töötada, mis mitte. Ja käisime hästi mitmetel startup üritustel, näiteks üks nendest oli Garage 48 Hackathon ja seal oli mega äge, sest et ma kohtusin seal mitu inimest, kes pärast mind õpetasid näiteks, kuidas kursorit kasutada, mis on AI põhine veebi leiutuse nagu coding platform. Mina pole kooder, aga ma sain koodida, nii et see tundus päris äge. Ja erinevad sellised connectionid, hästi paljud olid startup maailmast ja need näiteks Startup Day Tartus, mis toimub iga aasta, et sealt tuleb hästi palju erinevaid asju, aga üritan praegu laiendada just seda kollaboratsiooni, eriti erinevate firmadega või mitte firmadega nagu asutustega, mis on startupi maailmast väljaspool, kuna just paar kuud tagasi avastasin, et ma tahan seda valdkonda või seda nagu poolt laiendada rohkem, siis nüüd sinna läheb rohkem fookust. Ehk et siis olles nii-öelda sotsiaalne ettevõtja on väga oluline ka need kontaktid nii avaliku asutuste kui
ka teiste erasektori asutustega, jah? Jaa, kindlasti, sest et ma arvan, et algusest peale tundus jällegi see, et okei, jah, me ehitame seda nagu publikus, kõik näevad, mis me teeme, aga see koostöö oli hästi ühepoolne. See koostöö oli nagu, startup maailm, kõik see on ainuke asi. Ma arvan, et sõltumata sellest, mis maailmas sa oled, ma olen kindel, et see avalik sektor või privaatne sektor, mis iganes sektorid, nad saavad hästi palju abi, kui nad vaatavad teistesse maailmatesse ka, et kõik peame üksteist aitama, isegi kui võib-olla üks osapool pole sellest väga huvitatud, noh, võtame natuke välja. Jaa, absoluutselt. Aga rändame nüüd ajas natukene tulevikku. Ehk et mis sa arvad, milline võiks olla Eesti sotsiaalne innovatsioonimaastik siis näiteks aastal 2035? Ma väga tahaks näha, et sotsiaalne innovatsioon üleüldse oleks nagu rohkem tuntud, sest et praegu ma näen, et hästi paljud noored lihtsalt lähevad EBS-i või nagu erinevatesse ülikoolidesse lihtsalt äri õppima. Ja see on väga tore loomulikult, aga see tavaliselt õpetab siin tavalist äri. Ehk siis okei, me võtame selle produkti, me müüme seda sinna riiki ja siis blablabla. Seal ei ole hästi palju juttu sellest, kui palju ökoloogilist jalajälge sealt tuleb, seal pole palju juttu sellest, millised alternatiivsed teekonnad seal võiksid olla või mingit innovatsiooni nagu huvitavat, loovat viisi, kuidas sa võiksid tegelikult oma mõju vähendada, aga samal ajal see oleks nagu feature, not a bug. Nii et ma tahaks näha, et nad läheksid need erialad kuidagi kokku. Võib-olla see on natuke ebarealistlik eeldata, et nüüd kõik EBS-i kursused nüüd saavad mingid ökoloogia kursust sinna, loomulikult mitte, aga võib-olla see võiks olla selline innovatiivne koostööprojekt, näiteks Tallinna Ülikoolis on elukursus või eluprojekt, kus me peame tegema mingit kursust, mis paneb erinevate erialade inimesed kokku. Samamoodi võiks olla päris äge, kui erinevad ülikoolid läheksid oma vahel kokku, et siis näiteks mingid sotsiaalse teaduste tudengid peavad töötama äritudengitega teisest ülikoolist, nad teevad mingi projekti ja siis sealt tulebki välja, et tegelikult need äritudengid saavad aru, et okei, ma oskan äri ehitada, aga ma tegelikult ei oska nagu otsustada, millist äri või mida see nüüd saab teha. Ma olen rääkinud ka mõne EBS-i tudengitega, kes olid nagu, ma võiks seda teha, okei, aga miks? Nagu, is that actually bringing any value to anybody? Like, seal oli hästi mitu küsimust. Nii et tegelikult jah, ma arvan, et see koostöö nende vahel ja see ei pea nüüd tudengite poolest olema loomulikult, kui sa lõpetasid ülikooli ja üritad leida, mida ma nüüd teen, võib-olla oleks loogiline leida kedagi kas või LinkedInist või mingitest sotsiaalse teaduste konverentsidest või mis iganes, üritada oma nagu vaatenurka laiendada ja just sealt leida endal koostööpartnereid, sest et jällegi me ei pea olema see ainuke CEO, kes nüüd teeb kõike. Okei, leian endale teisi inimesi, kellega nagu pooleks lõigata seda raskust ja seda mõju. Ja nõus, mul endal ülikoolis oli üks aine, kus pandi kokku reaalainete inimesed ja siis meid kui kogukonna arendajaid ja ütleme nii, et need perspektiivid, mis sealt tulid välja, olid hoopis teistsugused, mida meie nagu algselt kohe küll ei osanud nagu vaadata. Okei, aga me jõuame vaikselt enda taskuhäälinguga lõpupoole, et kas sa tahaksid öelda ühe lause noortele, et kui peaksid midagi ütlema nendele, kes soovivad ühiskonda muuta, soovivad ühiskonda mõjutada, aga ei tea veel, kust alustada. Et mis siis see üks lause võiks olla? See võib-olla tuleb hästi pikk lause, aga tavaliselt ma räägingi hästi pikkade lausadega, nii et ma arvan, vaata läbi kõik, mis on maailmas olemas, otsusta, mis see probleem tegelikult on väärt seda aega, mis sa sinna hakkad panustama ja leia endale ümber inimesed, kes on 10 korda targem kui sina, selleks, et sa saaks ennast arendada, ideed arendada ja leida seda õiget viisi, kuidas sinna üldse jõuda, sest et minu arust see on üks põhjustest, miks ma üldse läksin magistrikraadi tegema või miks ma töötasin Boltis või miks ma üritan leida neid inimesi, kes on 10 korda targem, sest et sinu arenemiskiirus läheb 10 korda kiiremaks selle puhul ja see on väga nagu stabiilne viis, kuidas olla kindel, et kui sa oled 80 aastat vana, vaatad enda ellu tagasi ja otsustad nagu tegelikult väga tore, sest et muidu, kui mina oleks ainuke kõige targem inimene, sest väga nagu imelik elu ja poleks nii äge ja lahe seda elada üldsegi. See on nagu öeldakse, et sina oled enda 5 kõige lähedasem inimese koopia, ehk et siis las olla need inimesed, kes on need inspireerivad, kust sina saad ise inspiratsiooni saada. Mul on ma teen iga aasta endale nagu aastaplaani ja kõik need asjad mind täiega aitab ja see pole mingi naljakas asi, see on asi, mida sa näed iga päev ja hakkad selle nagu teemal töötama. Mina olen hästi visuaalne inimene, nii et mul on hästi vaja näha seda kõike iga päev. Ja mul on üks lause seal peal ka, et don't strive to be well known, strive to be worth knowing. Et ole see inimene, kes üritab endast parema anda ja siis tuleb kõik hästi. Jaa, absoluutselt. Aga suur aitäh, Anastasia, sulle. Oli väga-väga inspireeriv rääkida sinuga ja ma loodan, et iga noor või ka iga kuulaja, kes seda kuuleb, saab mingeid uusi mõtteid või kas või sütikust juurde, et enda maailma muutev idee teoks teha.
ja aitäh kõigile, kes kuulasid. Kui teile meie podcast meeldib, siis jagage ka seda sõpradega ja jätkake inspiratsiooni otsimist. Ja veel üks sihuke väike reklaamiminut ka, et podcast Mõjulood sünnib Šveitsi-Eesti koostööprogrammi sotsiaalse kaasatuse toetamine tegevuse raames ja mille eesmärk on siis tugevdada kodanikuühiskonda ja edendada sotsiaalset innovatsiooni. Ja tegevust kaasrahastab siis Šveitsi riik majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidus. Aga sellega me ka täna lõpetame ja aitäh kuulamast ja näeme juba varsti jälle!